Mina olen Kalju Idvand, Sillaotsa talumuuseumi juhataja. Me oleme Eestis, poolel teel Tallinna ja Pärnu vahel. Me oleme Märjamaa vallas Sillaotsa talumuuseumis. Muuseum tekkis isetegevuslikult. Oli üks mees Aadu Barnabas, kes on siin juba mitmendat põlve elanud ja kes kogus vanavara. Ta oli Eesti Rahva Muuseumi aukirjasaatja ja peale selle, kui perenaine suri, peres ei olnud lapsi, ei osanud see mees oma taluga muud midagi peale hakata, kui muuseum teha. Tema eesmärk oli see, et lapsed teaksid, kuidas vanasti elati, et see põlvkondade kogutud tarkus kaduma ei läheks. Ja nii see muuseum tekkis. 1982. aastal sai alguse muuseum. Muuseumis on ligi 17 000 erinevat asja. Kõige vanem asi siin on üle 1500 aasta vana pronksehe. Ägedamatest asjadest on siin meil ainus Eesti muuseumites olev isetehtud rehepeksumasin. Meil on töötavaid mootoreid. Meil on täiesti töötav Saksamaal 1939. aastal tehtud kuumpea mootoriga traktor Lanz Bulldog. Sillaotsa talumuuseumis on suur kollektsioon ajaloolist tehnikat. Ja siin on üks näide sellest. 20. sajandi esimesel veerandil valminud kuumpea mootor ehk maamootor ehk statsionaarmootor, mis on mõeldud erinevate masinate käivitamiseks. Mootorist läheb rihm masina juurde ja nii ta töötab. Lapsele me anname sellise ülesande, et me laseme algul neil ise masinaid ringi ajada. Ja siis nad tunnevad, kui raske see on ja miks oli vaja kasutusele võtta mootori. Sillaotsal käib väga palju lapsi ja linnalapsed tihti kipuvad tüdinema. Ja siis me anname neile ülesande leida üles BMW. Ja kui juba sul on BMW, siis on järelikult sa ise ka midagi väärt ja muuseum on tunduvalt huvitavam. Ja nii nad otsivad ja otsivad, kuni me tegelikult peame juhatama, et vaat see on BMW. Unustatud maitse on arvatavasti meie lapsepõlve maitsed, mida me tänapäeva kiire elutempo juures oleme ära unustanud. Ja siingi on mitmeid selliseid toite, mis toovad lapsepõlve maitse tagasi. Täna me proovime ühte mustikli klimbisuppi, aga varuks on siin veel kartulivorst ja küllap leiab siit veel mõndagi. Ja nüüd aitab Liivi meil unustatud maitset taastada. Selleks läheme talutarre ja teeme mustikasuppi. See on muuseumipedagoog Liivi Miil ja kohe hakkab valmima mustikasupp. Täna me keedame siis mustikasuppi klimpidega. Vanasti inimesed tegid süüa sellest, mis nendel oli kodus kätte saada ja mis nende kodu ümber metsas kasvas. Juulikuuses, juuli lõpupoole mustikad said valmis, lapsed saadeti metsa mustikale. Tavaliselt nad tulid koju suure korviga ja siis kõhud olid tühjad, kohe keedeti mustikasuppi. Mustikad tuli ära puhastada ja see läks kõik kiiresti ja klimpid tehti sellepärast, et saia ei olnud kodus, mida oleks võinud ka panna supi sisse või keeta mannaputru näiteks supi sisse, aga klimbid olid väga maitsvad. Ja täna me siis tuletame meelde, kuidas me seda mustikasuppi tegime. Nii, mul on valmis pandud siin 1 liiter vett. Liitri vee kohta ma panen umbes pool liitrit mustikaid. Aga nüüd me teeme valmis siis selle klimbitaine. Ma löön see sisse 2 muna. Kanu oli ju kõikides majapidamistes ja mune oli ka igal pool. Muna ja piim. Piima on umbes ka natukene paneme siia tunde järgi. Siis me lisame veel soola. Ja siis natukene suhkrut. Ma panen siia supi sisse suhkru ka ära. Ma klopin seda natukese. Jahu paneme siis. Et see on tavaline nisujahu
ja klimbitainas peab olema just niisugune, et ta ei ole mitte kõva ega ei ole ka liiga vedel, vaid et tuleb just lusika küljest lahti. Nüüd paneme selle mustikasupi keema ja umbes 5 minutit keedame teda. Nüüd me paneme klimbid sisse, paneme väikse teelusikaga, siis tulevad paraja suurusega klimbid, sest keedes nad paisuvad veel suuremaks. Kõik klimbid tõusid peale. Nii, supp sai valmis. Praegu ta tundub, et ta on nagu vedelam, aga kui ta jahtub, siis ta läheb paksemaks. Sillaotsa talumuuseumis saab proovida väga erinevaid talutöid. Siin saab sirbiga vilja lõigata. Siin saab käsitsi reht peksta, nagu meie esivanemad on 1000 aastaid teinud. Ja siin saab ka käsikiviga jahu jahvatada. Unustatud maitsed olid tihti seotud tõsise tööga. Ja kui me töö maitse ära unustame, siis ei maitse ka toit enam endiselt. Mina ei ole kunagi seda ise teinud, aga Kihnu naised on õpetanud niimoodi, et kõigepealt tuleb korjata oma mehe uriini ja parem on talle anda veel õlut juua. See tuleb asjale kasuks. Nii, kui seda on korjatud 1 3-liitrine purgitäis või rohkem, siis paneb selle apnema. Näiteks kütad rehe ahju. Kui sa ahju kütad, siis on see pott seal üleval ahju peal, sest ta ei tohi keema minna ja ta ei tohi jahtuda ära. Ta peab olema niisugune paras soe apnema. Nii. Ja kui ahi on juba ära köetud ja on juba niimoodi hakkab külmaks minema, siis tuleb see pott panna sinna ahju. Noh, seal on jälle soe. Nii. Siis kütad jälle uuesti niimoodi 3 päeva. Nii. Siis tuleb lisada sinna sisse sinerõigast, see on üks taim, mis kasvab mere ääres, või siis sinist silmakivi. Ja siis tuleb ka lisada märjaks tehtud lõngad. Ja see kestab veel 3 päeva. Täpselt samamoodi on pott. Kütad ahju, võtad, paned ahju peale, kui hakkab külmaks minema, paned ahju, vahepeal segad ja võib kujutada, et seda kõiki saatis niisugune huvitav lõhn. Nii, siis kui see 3 päeva oli möödas, siis pesti see lõng ära. Värv oli sinine, aga peab kohe ütlema, et kui see lõng oli ära kuivanud ja temast riie tehti, ka kangastelgedega kooti ju seda riiet, siis ega see lõhn ei lahkunud. Lihtrahvas oli nende poti siniseks värvitud riietega, läks kirikusse näiteks. Siis seal, kus see lihtrahvas istus, seal oli kohe tunda, et lõhna järgi, kus istus lihtrahvas. Sest need, kes poeriietega olid rikkam rahvas, seal seda poti sinise lõhna ei olnud. Sillaotsa talumuuseumis on palju selliseid asju, mida mujalt ei leia. Näiteks on meil siin üks enne teist maailmasõda valminud elektriraviaparaat. Ja mõeldud oli see selleks, et kui inimene tegi rasket talutööd, siis olid tal lihased haiged siin kõik. Ja selleks, et lihaseid lõdvestada, oligi selline elektriraviaparaat. Tahad proovida? Tuleb särtsu või ei tule?
Ei tule, jah? Peale unustatud maitsete ja unustatud tunnete on ka unustatud kombed. See näiteks on üks mälestus unustatud lauakatmise kommetest. Kusagil 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul olid küllaltki levinud sellised noaalused. Ja neid valmistati mitmel pool Euroopas ja kasutati üldiselt kuni teise maailmasõjani ja siis kombed muutusid. Nii et tänapäeval on sellised noaalused kasutusel ainult väga rikkalike lauakatmiste puhul, selliste kuninglike laudade puhul.